Venemaa ja NATO sõjalised jõud põrkasid kokku Balti piirkonnas. Läänemeri on muutunud Venemaa ja Põhja-Atlandi alliansi samaaegsete sõjaliste manöövrite areeniks. Moskva harjutas raketilööke, samal ajal kui allianss viis läbi selle aasta suurima õppuse. Ja Venemaa on nüüd hirmul sellepärast, et NATO harjutab Kaliningradi blokaadi stsenaariumi, mistõttu otsustas ta seal oma relvi demonstreerida. Kuid oluline on märkida, et lõpuks pole NATO õppused enam lihtsalt näitemäng. Eile avaldati rahvusvahelise tuumarelvade keelustamise kampaania aruanne. Ja sellest sai teatavaks, et Euroopa riigid suurendavad vaikselt, kuid aktiivselt kulutusi tuumaheidutusprogrammile ja tuumaarsenali moderniseerimisele. Ja kõik see on vastus Vladimir Putini tuumaähvardustele. Ja aruandest sai teatavaks, et kõik 3 lääne tuumariiki suurendasid 2025 aastal kulutusi tuumarelvadele palju rohkem kui räpane Venemaa. Ja seda lausa 10 korda rohkem. Veelgi enam teatatakse, et Ameerika Ühendriigid kulutasid rohkem kui kõik ülejäänud tuumariigid kokku. Tegelikult provotseeris Vladimir Putin uue tuumavõidu relvastumise, millest ta on juba kaotanud. Sellepärast üritabki oma relvadega jõudu näidata. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Nii et Läänemeri on täna saanud Venemaa ja NATO samaaegsete sõjaliste manöövrite areeniks. Moskva harjutas raketilööke, samal ajal kui allianss viis läbi aasta suurimat sõjalist õppust. Vene merevägi viis 8. ja 9. juunil Läänemeres läbi õppused. Manöövrite käigus harjutati juhitamatute rakettide laskmist, pommitamist ja raketilööke. Sõjalistele õppustele kaasati umbes 10 sõjalennukit, nende seas nii hävitajad kui ka pommitajad, samuti 2 väikest raketilaeva. Manöövrid toimusid Kaliningradi oblasti piirkonnas, mis on Venemaa eksklaav Poola ja Leedu vahel, kus asub Venemaa Föderatsiooni Balti laevastiku peakorter. Ja selliseid õppusi viisid räpased venelased läbi just Kaliningradi lähedal, mitte niisama. Asi on selles, et samal ajal jätkuvad Läänemeres NATO õppused Baltops, mis algasid 4. juunil ja kestavad 20. juunini. Nendes osaleb umbes 20 laeva 15 riigist ja umbes 6000 sõjaväelast. Neid õppusi peetakse selle aasta suurimateks sõjalisteks õppusteks Balti piirkonnas. Ja siin Venemaal hakkasid nad tõesti paanikasse sattuma. NATO õppuste eel teatas Leedu välisminister Kęstutis Budrys, et NATO suudab neutraliseerida Venemaa sõjalised objektid Kaliningradi oblastis ühe hetkega. Leedu minister rõhutas, et allianss peab näitama Moskvale valmisolekut murda Venemaa kindlus Kaliningradis ja mitte lubama seal paiknevaid raketi- ja õhutõrjesüsteeme kasutada liitlasriikide vastu. Ja sellele vastuseks hakkas Vladimir Putin Euroopat sõjaga ähvardama ning teatas, et Venemaal on piisavalt vahendeid Kaliningradi kaitsmiseks mis tahes rünnaku eest. Seetõttu korraldasidki nad need õppused 8. ja 9. juunil. Aga Putini ähvardused enam ei toimi. Pidevad ähvardused Moskvast rünnata Euroopa riike tuumarelvaga sunnivad eurooplasi aktiivselt suurendama kulutusi tuumaheidutuse programmile ja arsenali moderniseerimisele. Täiendavaks teguriks sai ebakindlus, mille põhjustas Donald Trumpi administratsioon, mis ise püüab tugevdada oma positsioone pärast kõigi Venemaaga sõlmitud strateegiliste relvade piiramise lepingute lõpetamist. Kõik 3 lääne tuumariiki suurendasid 2025 aastal kulutusi tuumarelvadele palju rohkem kui Venemaa. 9 tuumariigi kogukulutused kogu maailmas kasvasid peaaegu 20 võrra, ulatudes $119 miljardit. Sellest kõigest räägitakse rahvusvahelise tuumarelvade keelustamise organisatsiooni aruandes. Teatatakse, et need on rekordilised kulutused alates 2020. aastast, mil hakati arvestust pidama. Kõige rohkem kasvasid need 22% ehk rahalises väljenduses $12,5 miljardit. Alates 2020. aastast on Ameerika Ühendriigid suurendanud oma tuumakulutusi, nii kokku kulutasid nad peaaegu $70 miljardit. See on rohkem kui kõik ülejäänud riigid kokku. Suurbritannia suurendas oma investeeringuid 17% võrra. Prantsusmaa kasvatas tuumakulutusi peaaegu 10% võrra. Nende kogukulud olid kokku peaaegu $90 miljardit.
mis on peaaegu 10 korda rohkem kui Venemaa tuumakulutused. Venemaa kulutas $9,5 miljardit. Nagu märgib see rahvusvaheline ettevõte, kulutab Venemaa oma sõjalist eelarvet eelkõige agressioonile Ukraina vastu. Ja tema tuumarelvade kulutuste aastane kasv, mis on 6%, osutus väiksemaks kui kõigil teistel riikidel maailmas. Nagu aruandes märgitakse, kompenseeritakse Venemaa piiratud rahalised võimalused tead millega, retoorika ja propagandaga. Ja nüüd saab see ilmseks, arusaadavaks, kristallselgeks. Miks alasti kuningas Vladimir Putin pidevalt kõigile tuumarelmaga ähvardab ja laseb käiku oma tühjad orešnikud? Miks kogu tema propaganda karjub, lähme ja lööme Euroopat tuumarelvaga, et hirmutada? Asi on selles, et raporti kohaselt kinnitas Vladimir Putin 2024 aasta lõpus uuendatud riikliku tuumaheidutuspoliitika alused. Ta laiendas tuumaarsenali kasutamise võimalust vastuseks teiste riikide mitte tuumaohtudele, mida toetavad tuumariigid. Asi on selles, et Vladimir Putin saab suurepäraselt aru, et ta ise ei vea välja seda tuumavõidu relvastumist, mille ta ise käivitas. No ei vea välja. Ja seetõttu tuleb valjuhäälselt karjuda, et sa võid kasutada tuumarelva, et kõik kardaksid. Karjuda, et jah, ma olen hull, olen valmis kasutama tuumarelva ja nii edasi. Aga lääs ei karda, vaid nagu näha, suurendab vaikselt kulutusi tuumarelvastusele. Ja just selles olukorras arutavad Euroopa Liidu riigid Euroopa tuumakaitsesüsteemi loomist, pidades läbirääkimisi Prantsusmaaga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas märtsi alguses veel muudatustest tuumastrateegias ja uuest etapist Prantsusmaa heidutuse süsteemis. Prantsusmaa kavatseb oma arsenali suurendada. Praegu on tal ametlikult umbes 290 lõhkepead. Ja laiendada oma tuumakilpi partneritele. Veel kord, Prantsusmaa on muide ainus riik Euroopas, kellel on oma enda tuumarelv. Nad ütlevad, et ilmselt me siiski laiendame arsenali, las lõhkepeade arv olla suurem. Emmanuel Macron nimetas siis Saksamaa, Poola, Kreeka, Madalmaad, Belgia, Taani ja Rootsi. Koostöö nendega hõlmab ühiseid õppusi tuumarelvade kasutamisega ning Prantsuse hävitajate ajutist paigutamist koos nende tuumarelvadega nende territooriumile. Seal on idee selles, et need lennukid tuumalõhkepeadega liiguvad pidevalt üle kogu Euroopa territooriumi. Selleks, et üldse ei oleks aru saada, kus täpselt tuumarelv praegu asub ja kust seda võidakse välja lasta. Ja Macron tõi strateegia muutmise põhjustada välja Venemaa ja Hiina ohud. Samuti USA kaitseprioriteetide muutumine. Lisaks on samal ajal Suurbritannial 225 lõhkepead. Praegu ehitab Suurbritannia 4 uut tuumaallveelaeva ja arendab uut lõhkepead. On ilmne, et Euroopa ei jälgi enam niisama selle metsiku Vladimir Putini ähvardusi. Euroopa tugevdab vaikselt oma heidutusjõude. Ja juba on selge, et tuumavõidujooksu kaotab Putin. Kuigi ta loodab, et see saab olema tema peamine survevahend lääne vastu. Aga lääs vaatas ja mõtleb nii. Putin ähvardab tuumarelvaga. No olgu siis laiendame oma enda tuumaarsenale, et see kiilakas arusaamatus saaks aru, kellega tal tegemist on. Siin ma jätan 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, kasutades annetusi linkide ja rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!